lugupeetud Hirvepargi rahvas, lugupeetud kaasteelised, kes me oleme teel. Ja minu sõnum teile olekski, et sellel teel, mis on üsna lai, me ei tunneta nagu küünarnuki tunnet ja tihtipeale oleme ka sellel teel eksinud. Elementaarne reegel ütleb, et kui me metsas eksime, siis peaksime tulema lähtepunkti tagasi, et uuesti teekonda alustada. Praegu on juhtunud nii, et riik, nii nagu üksikisikud võib-olla on eksinud. Riigi tasemel tuleb nendel, kes on meie poolt valitud juhttoinasteks, tuleks tunnistada avalikult, et nad seda tõesti on. Ka nemad on eksinud ja me oleme seal, kus me peame uuesti alustama. Põhimõtteliselt sellest tulenebki see, et me taas asustame RSP, et taas teele minna ja uute võib-olla eesmärkidega ja palju targemana, kui me olime kunagi, kui me seda alustasime. Põhimõtteliselt me peame endale selgeks tegema, et ühiskond püsib kolmel vaalal. Üks on tema kodanikkond, teine vaal on see sama põhiseadus ja kolmas vaal on see, kuidas valitakse juhttoinaid. Meie riigis on juhtunud nii, et kodanikkond sisuliselt on mängust välja lülitatud. Juhttoinad pannakse paika partei tagakambrites, laarlaste, kelamlaste, Reformierakonna enamlaste või siis Edgar Savisaare naiste haaremis. Selle tulemusena juhtub reeglina nii, et see juhttoinaste punt, see võõrandub võimust. Võõrandub sedavõrd, et see kodanikkond ei usalda enam mitte kedagi. Ta ei usalda isegi meid, kes me püüame nüüd siin olles öelda, et tegelikult siiski lootust on. Lootust on alati. Lootus sureb, nagu öeldakse, viimasena. Hetkel on olukord palju keerulisem, kui oli sõjaeelses vabariigis, kus oli ainult poliitiline kriis, sotsiaalne katastroof, siis ei ähvardanud ühiskonda. See poliitiline kriis lõppes sellega, et Eesti riik anti ära ilma ühegi pauguta. Seal juures meie vennasrahvast, keda juhtis mõnes mõttes vabahärra Mannerheim, hakkas vastu. Nende saatus on hoopis midagi muud kui meie saatus. Meie saime kätte oma vabaduse 90. aastate alguses ja piltlikult öeldes hetkel oleme seal samas tagasi ja siseneme tunnelisse, kus ei ole ühtegi valguskiirt. Me ei tea, kuidas me sealt väljume. Meie siin, kes me täna algatasime selle kokkusaamise, üritame tekitada seda valguskiirt, et meil oleks millegi poole püüelda, et me püsiksime teel. Tegelikult selleks, et see tee oleks meie päralt, me peame mõtlema, et kuidas ühiskond üldse toimiks. Õigupoolest ühiskonna vundament ehk põhiseadus ja seadused on aegunud ja need tuleb ringi teha. Eesti vajab poliitilise süsteemi reformimist. Mida see tähendab? Õigupoolest see tähendab, et me läheme ka ja muudame põhiseadust, sest põhiseaduse esimene paragrahv on vastuolus paragrahviga 56, kus on öeldud, et jah, põhiseaduse esimese paragrahvi sõnum on Eesti riigi kõrgem võim on Eesti rahvas. Paragrahv 56 tõlgendab seda nii, et jah, on küll, kuid vaid üks kord 4 aasta tagant valimispäeval. Kuid põhiseaduse paragrahv 61 annab sellele saadikule, kelle me valime, võimaluse ronida haljale oksale ja meile, kes me oleme alla ahaldatud, me ei saagi kuhugi minna, kui ta meile 4 aastat piltlikult öeldes kraavi vahele pissib. See võimalus on antud, aga me peame muutma selle nii, et see inimeste hulk, kes seal all on, et see tõmbab selle saadiku lõppkokkuvõttes maa peale, tõmbab maa peale selle partei ja tõmbab maa peale kõik need, kes otsustavad meie asju, sest nad on meie palgal. Meie maksame kõik selle kinni. Ei ole loomulik, et saadikud määravad ise endale palka. See on ennekuulmatu. Kas keegi meist saab oma töö juures, kus me oleme, määrata ise endale palka? Selle juures eriti naljakas on see, kui saadikud räägivad, et nad kohtuvad oma valijatega. Tegelikult valijad on ju anonüümsed. Nad kohtuvad oma sõpradega, tuttavad, kelle iganes võtavad seal, joovad, söövad,
meie arvel, aga nad ei saa mitte iialgi öelda, et need valijad on nende saadikud. Meie tahtmine on, et me oleksime, ütleme, mingil hetkel suutelised valikut tegema mitte anonüümselt, vaid avalikult. Et me julgeme tunnistada kodanikena, et me valime seda saadikut ja juhul, kui ta saab valituks, et me julgeme ühineda ja moodustada saadikute kogu, kes omakorda tulenevalt juba muudetud seadustest kutsub selle saadikut tagasi. Tõine võimalik viis on juba praegu, et me anname rahvale võimaluse umbusaldada oma saadikut, et sellised moosijaanid või majoneesijaanid või kes nad seal on, kes ei allu isegi partei nõudele, et me saame nad ära tuua sealt, kus langetatakse otsuseid. See kõik on üsna keeruline ja paljudel inimestel täitsa arusaamatu, kuid me peame iseennast ka harima, et mõista, ilma selleta, kui me targemaks muutume, ilma selleta ei ole mingit lootust. Ma kuulasin eile ühte saadet, kus räägiti selle Ülo Nugise, Nugis ütles, et toome siia aatomipommi, toome siia NATO sõjaväelased ja saadame siit riigist välja kõik, kes ei ole lojaalsed Eesti riigiga. Ilmselt Tiit Madison ja mina, mind on ähvardatud kunagi pudelisse toppida ja mere põhja ära peita. Meid on ammu juba välja saadetud, kui see kõik oleks kehtinud. Ja kui seda kõike oleks võimalik olnud teha nendel, kes praegu võimul on. Me ei saa seda endale lubada. Me ei saa seda lubada endale ka sel põhjusel, et juhul kui siin on aatomirelv, siis me oleme ju tegelikult konflikti koldes. Ja me oleme nii väike rahvas, et meil on parem olla seal, kus on mänguruumi ja mitte panna ennast, nagu öeldakse, ahelasse ja siis oodata oma lõppu. Nii et ma sooviksin praegu meile kõigile, et meil jätkuks, tahat, mõistust, mis iganes ja et meil oleks tahat ka koostööle, et meil oleks see küünarnuki tunne, mida meil praegu pole, et meil oleks see ühtekuuluvustunne, mida meil praegu pole. Kunagi, kui me alustasime esimest korda siin Irve pargis 22 aastat tagasi, siis meil oli ühine vaenlane. See oli kusagil seal Moskvas. Me saime aru, et me peame liituma ja me liitusime ka. Eesti rahvus ja eesti keel ei olnud siis sedavõrd ohustatud, nagu ta seda on praegu. Meil on praegu oma enda rahvuskaaslaste näol tegemist vastasega, kes on ennast täissöön, ülbitseb ja ei arvesta rahva tahtega. Me peame sellest pundist jagu saama. Kuidas? Ega mina ka ei oska retsepti välja käia. Ma ainult ütlen, et algus tuleks teha sealt, kus on seadused, läbi seadust on võimalik ohjata ka saadikuid, võimu, keda iganes. Aitäh teile!